Ciao Nicola! Ciao Brigitte! Ciao! E allora, uno Brigitte? Grazie. Te jälle ei näe, kui palju ma higistanud olen, aga ma andsin ikka jõhkralt kuuma täna. Ja kui lihas ei kasva, siis ta vähemalt kindlasti säilib selle kuu aja jooksul. Vai Brigitte! Tutte e due belli. Complimenti. Täna on ilus rahulik ilm, nii et on soe, tuult ei ole, ikka on mingi 20-22 kraadi. Meil on praegu soome keeletund, nii et mul tuli nõue. Ma lähen siit läbi tunneli niimoodi ette. Ja siin oli juba keegi, ma lähen lihtsalt muru peale siis. Rottisin neid 2 piigimarja. Mulle tundub, et siin on mingi organisatsioon, kes toidab tänavakõsikesi. Väga tänuväärt töö. Ma ei teadnud, kas oli mingi metsik viigimari või mis, aga süüa see küll ei kõlba kahjuks. Ostsime karbikesi. See liikus. Me ostsime karbikesi ja millega mina ei arvestanud diakoniklite on see, et nad on tegelikult elus ja meil on nagu väga-väga raske tunne on praegu, sellepärast et nad liigutavad ennast ja nüüd läksid poti sisse ja see on lihtsalt väga hirmus. Lappas. Giulietta! Ciao Nico! No nii, viimane nädal on poole peal. Ma ei tea, ma hakkab vaikselt juba kurbus või ennast valge tulema, et tegelikult ma väga igatsen juba koju ja pere ja sõpru. Aga siin on olnud nii mõnus väike mull ja kuidagi täielik restart ja kogu ja kui sa oled siin kogu aega ja tutvud inimestega ja meil on siin need paristajad, kellega me iga päev nagu räägime ja kes iga päev tervitavad sind nii suure rõõmu valamuga, et ma jään seda väga igatsema, et Soomes lähen tööle kontorisse ja heal juhul keegi vastab mulle tere, aga siin on niimoodi tšau, Brigitte, tšau. Nii, see on nii mõnus ja tore alguspäeval, et natuke hobised nendega seal ja see oli selline täiesti teistsugune väike rutiin. Oli nii mõnus, et ei olnud sellist tampi peal ja pinget, et sain lihtsalt olla. Teist või mul tunne, et nii palju kohti jäi käimata. Mis seal ikka saab siis ikka tagasi tulla? Nämma. Nii uus päev, uued karbikesed, poehaul, petersell, aprikoosid, jällegi ülihea hind, maasikad 1,50, hüüslauk. Tulime just poest, aga unustasime võid osta, nii et ma olin nõus nõusid pesema seni ka, kuni Nick läheb poodi ja läheb ostab võid, nii et ma panen salajutud käima ja siis hakkan nõusid pesema. And I made the pasta just like the Italians. Dry and chewy. Probably because my food. Pizza and 1 calzone. Brigitte! Come fa andare mia Brigitte? Siin siis kaasa poest selle, see pistaatsiapesto on siin väga populaarne. Aias hakkas jõhkralt palav ja ilus idülliline tunneliauk oli kinni, seal oli mingid kalamehed ja asjad. Nüüd ma lähen nüüd hoopis randa. Tahaks siis natuke ujuda ja päevitada. Tulin kõige esimesse kohta. Tegelikult siin ei ole kõige ilusam, ma olen siin täpselt vaaridu taga. Aga vähemalt saan ujumas käidud. Ideaalis kõige ilusam on ikkagi seal, kus paadikesed on.
viimane trenn ongi tehtud siin. Päris crazy. See kuu läks ikka väga kiiresti. Filmiõhtu. See on mul siin sõidupats. Lähme nüüd lõpuks välja sõidule. Lähme Skopellosse. Moneyberry. That's a bull. Ma tean, ma hakkan kohe varsti homme monteerima ja ma teen siia vahele väikse storytime'iga põhimõtteliselt siis eile. Põhimõtteliselt siis see motikasõit oli päris crazy, me sõitsime kiirtee peal selle tobeda mopeediga. See oli väga hirmus, ma vahepeal lugesin numbreid, saad tähelepanu eemaldada sellest hirmsast mürast, need autod sealt kõrval, me sõitsime reaalselt mingi tund aega kiirtee peal. See oli väga hirmus ja kui me siis lõpuks jõudsime sinna randa, siis see oli suht teen kindlasti akut igaks juhuks, et ma saaks kaarti lugeda, aga see rand oli lihtsalt suht mõttetu, nii et ma siit ei teinud kogemata ühtegi pilti ega videot, et see siis ütleb seda kohta, kui väärt see sõit sinna oli. Aga tegelikult eilne päev oli hästi tore. Meil oli selline, oligi tore väike seiklus, meil olid need peatused ja muidu oli tore, aga lihtsalt ma oleks oodanud sellest kuidagi lõpprannast midagi enamat. This is exactly what you wanted. Täna hommikul läksin sinna Juusa lavati kell 9, me olime seal rääst 9:10 minutit ja siis juba oli naiste riietusruumis mingi arst sinna riietusruumi ei saanud minna, jumala kaos oli, me siis üritasin kuskil vahel natukene andsin siis oma riided ära ja kiivri ja ma ei saa aru sellest, kuidas kui Juusa lavatakse kell 9 ja 10 minutit järgmine oli juba arst kohal ja ma ei saa aru siis, et kas sa lavasid siis ikkagi varem ja kuidas arst sinna 10 minutit jõudis. Ma ei saa aru, kuidas 10 minutit siis mahub kellegi kohale tulemine, tema haigeks jäämine või mingi vigastus ja siis juba arst kohal ja tegutsemas. Kuidas see võiks olla 10 minutit seda, et meid visatakse korterist välja homme kell 10 või meil lend läheb alles 6:30 õhtul, nii et need on siis homne päeva kuskil lahendada. Homme hommikul lihtsalt pesame hambad ja lähme minema ja ohvri me saame jätta siia foajesse nende valvurimeeste juurde ja siis me lihtsalt teeme aega parajaks siin Mondellos veel. Tuppa külma jooki võtma. Sõbrad, palun ignoreerige mu hullusid juukseid. Praegu on sellised ilmad, et nüüd on juba väga-väga palav õues ja ma olen siin toas ka nüüd bikiinide vahel, sest et lihtsalt nii palav on. Et meil läkski siin soojaks alles tegelikult viimasel nädalal. Paljud arvasid, et siin on hästi palav, ma olen väga päevitunud, et tegelikult siuke 2-3 nädalat oli ikkagi päris jahe ja oli terve nädal, kui oli ainult pilvine ja ma käisin tegelikult ujumas võib-olla mingi 3 korda, et meri ei ole veel soojaks läinud. Pakkimine läheb ka väga vaevarikkalt, ma ei oska mitte kuskilt alustada. Sellega peame siin ka veel tegelema ja oia. See oli kingitus selline, see sai mul siin otsa, täiega mõnus siuke reisilõhn. Täiega lifehack on vaakumikotid. Ma lihtsalt surusin siit õhu välja mingit tolmuimet siin ei olnud. Nii, me läheme nüüd Palermosse, kell on 7. Kell on 7. Ja õues on veel soe, juba suvi on alanud. Gnocchi. Giant clam. Hot and hot. I'm gonna want the orange. It's a bit smelly. See sai siis täna hommikul otsa. Üle aegade lemmikkreem. No nii, kodu on tühjaks tehtud. Täitsa nukker on olla kohe. Ja see aeg läks nii kiiresti mööda. Me pisaks meie korterist põhimõtteliselt välja, lihtsalt koristajad oli ja nüüd me oleme siin oma kodinatega foajees. Unuke ei lubanud siin kindlasti jätta neid kutte, nii et ma pean neid olema siin. Nii, nüüd ongi 3-4 tundi muretu. Tulime siin veel viimase kohvikese, siis lähme jõudu veel Palermos ringi. Like a pit stop, vetsupaus ja espresso.
pakkisime siin kõik asjad ümber. Outfiti vahetus. Kohe varsti lennukile. Kell hakkab 3 saama, me oleme kodus nüüd. Mul on natuke raske kuidagi korterisse vaimselt tulla. Ma olen kuidagi ikka veel Itaalias, aga äkki homme hommikul on teine tunne. Praegu on nüüd sürreaalne, kell on 3 öösel ja kuidagi siuke. Suur aitäh, et sa vaatasid. Jäta kindlasti väike kommentaar, kui sulle meeldis kaasa elada sellele väiksele Itaalia seiklusele. Mõtlesin, ma teen selle kohta võib-olla isegi eraldi video ja ega muud ei olegi, kui näeme siis järgmine nädal. Ciao!